Ja tere, mina siis esindan siin täna iseennast ja professor Raili Marlingut, kes kahjuks ei saanud küll ise kohale tulla. Ja ma tutvustan tänases ettekandes ühte uuringut, milles me hiljuti osalesime või siis täpsemalt ühte segmenti sellest uuringust ja räägin niisiis keelelisest seksismist Eesti meedia ja uue meedia keeles. Midagi liikus, jah? Okei. Nii, aga miks ma sellest teemast üldse räägin? Kui ühelt poolt meie ühiskond muutub soolise võrdõiguslikkuse küsimuses ajapikku üha progressiivsemaks, siis just võib-olla viimastel aastakümnetel on selles vallas täheldatud ka olulisi tagasilööke, mida näitlikustavad sellised tähelepanekud ja uuringud naiste ja meeste vahelise ideoloogilise lõhe süvenemisest. Ja eesotsas on tehtud uuringuid just näiteks noortega ja on leitud, et noorte meeste seas levivad sellised konservatiivsemad ja traditsioonilisemad väärtused. Samuti viimasel ajal on rohkem hakatud rääkima sellistest veebikogukondadest või sotsiaalmeedia platvormitest, mis annavad edasi hästi selliselt traditsioonilisi soorolle, näiteks nagu manosfäär, mis koondab enda alla siis meeste probleemidest ja muredest rääkimise, aga tehes seda siis hästi vaenu õhutavalt nii naiste kui ka siis muude vähemusgruppide suunas. Ja on ka selliseid naisi, kes sotsiaalmeedias siis jagavad sellist traditsioonilisi soonorme ja juurutavad vainulikke ideoloogiaid. Ja võib-olla just viimase äkki 6 aja jooksul on see teema taas õhus pärast seda, kui Netflixis ilmus selline seriaal nagu Adolescence, mis sai hästi populaarseks ja mille peategelane siis on üks 13-aastane poiss, kes on nende sotsiaalmeedia kogukondade tõttu radikaliseerunud. Ja see ei ole üldse mingisugune kauge probleem, see probleem on aktuaalne ka Eestis, siinsamas. Näiteks 2023. aastal tehti uuring 8. klassi lastega, millest tuvastati, et umbes 24% poistest arvab, et naised ei peaks poliitikasse minema. Ja samuti siis sellised veebikogukonnad ja suunamudijad levivad ka Eestis. Ja oluline on rääkida selliste hoiakute ja arusaamade väljendamise puhul ka keelest, sest et keel on ühiskonnaga tugevalt seotud. Keeles väljenduvad ideoloogiad ja väärtushinnangud ning keel on üks soonormide konstrueerimise ja kinnistamise vahend. Keeles väljendub seksism ehk siis selline arusaam või käitumine, mis väljendab negatiivset või stereotüüpset suhtumist indiviidi tema soo alusel. Ja seksism tihtipeale muudab soo relevantseks kontekstis, kus see on tegelikult ebarelevantne. Näiteks kui naispoliitikute meediakajastuses räägitakse palju sellistest stereotüüpselt naiselikest teemadest nagu meikimine, riided, iluprotseduurid, mis tegelikult ei ole olulised nende karjäärinarratiivi kujundamisel. Ja seksismi keeles eristatakse siis 2 moel, on otsene ehk keelesüsteemi sisene ja kaudne seksism, millest esimene on siis nähtus, kus keeleüksus ise on kuidagi sooliselt diskrimineeriv või ühte soorühma kuidagi normiks muutev. Ja kaudne seksism tähistab siis nähtust, kus selline pealtnäha neutraalne või tavapärane väljend muutub diskrimineerivaks just läbi konteksti või konteksti kaudu. Ja seda on seetõttu sageli raskem ära tunda, sest seda peidetakse iroonia või huumori taha. Ja erinevad teadusuuringud on
näiteks tuvastanud, et kaudse seksismi vormina võivad esineda igasugused iroonilises kasutuses viisakusvormid ehk siis nii-öelda libaviisakus, diminutiivid naise nimetamisel just ja naise infantiliseerimine või imikustamine keele kaudu, naise seostamine lastega. Ja see keele mõju sellisel diskrimineerimisel jääb sageli märkamatuks, sest keel on selline nähtus, mida peetakse hästi iseenesestmõistetavaks ja ilmselgeks, et mingisugused harjumuslikud ja korduvad kujutamismustrid loovad arusaama, et mingisugune asjade seis on loomulik ja ei vaja problematiseerimist. Ja oluline ühiskondlike arusaamade ja stereotüüpide keele kaudu taaselustaja on meedia, sest meedias levib tihti väga palju soolistatud hoiakuid ja narratiive. Niisiis koostöös mõttekojaga Praxis algatasime me uurimuse teemal misogüünia ja seksism Eesti meediapildis. Sellest ilmus eelmise aasta lõpus ka uurimisraport. Ja sellel uuringul oli 2 sellist eraldi rakukest, millest üks pool tegeles siis sotsiaalmeedia uurimisega ja teine meedia ja uue meedia uurimisega. Ja mina siis räägin täna sellest, milles ma ise osalesin, ehk siis seda, mis puudutas meediafookust. Ja me vaatasime, kas Eesti nais- ja meespoliitikuid kujutatakse erinevalt, kuidas väljendub soolistatus, esiteks meediatekstides ning teiseks kirjalikus argikeeles ja muuhulgas, kuidas väljendub seksism ja misogüünia ning kas naispoliitikute erinev kohtlemine ilmneb mingisuguste konkreetsete keelendite kaudu ning kas kuidagi need diskursused soolistamisel on erinevad. Need tulemused, mis tulid meediaanalüüsist, me liigitasime pigem seksismiks kui misogüüniaks, mis on selline otsesõnu naisi vihkav diskursus. Nii et täna ma räägin siis sellest. Meie uurimus põhines 2 erineval andmebaasil. Ma tutvustan nendest üht ehk siis korpusuurimust. Me kasutasime siis eesti keele ühendkorpuse 4 erinevat veebi allkorpust ja tegime selles konkordantsi otsinguid. Me valisime päringu tegemiseks siis 4 poliitikut välja, 2 meest, 2 naist, ehk siis naispresident ja naispeaminister ja nende kõrvale siis meespresident ja meespeaminister. Ja me tegime päringu esiteks nende täisnimedega, aga ka siis erinevate pöördumisvormidega, näiteks diminutiive sisaldavate nimedega nagu Kajake või Jürike, aga ka siis nende nii-öelda libaviisakusvormidega nagu Kallis Kaja või Kallis Kersti ja ka teatud hüüdnimedega, mis meile teadaolevalt nende poliitikute kohta käibel on. Et see kindlasti ei ole ammendav nimekiri. Et näiteks Kersti Kaljulaiu kohta on kasutusel ka selline hüüdnimi nagu Buratino, aga me ei võtnud seda analüüsi sisse, sest oleks olnud aega nõudev kõikidest Buratinodest välja sorteerida need, mis viitavad Kersti Kaljulaiule. Ja täisnimedega me tegime juhuvalimeid igast allkorpusest 100 lause valimid ja hüüdnimede ja muude vormide analüüs hõlmas siis kõiki lausenäiteid, välja arvatud Jurka puhul, sest Jurka samuti ilmnes väga palju sellises nagu ilukirjanduskontekstis, mistõttu me tegime siis sealt ka juhuvalimi, valides välja need, mis viitavad Jüri Ratasele. Ja meie meetod oli kriitiline ja feministlik diskursusanalüüs, mistõttu me keskendusime natuke rohkem kvalitatiivsele uuringule selles uurimuses. Aga me tegime natukene sellist pealiskaudset statistikat ka selle kohta, et millistest allikatest üldse tulemusi ilmneb. Ja näiteks täisnimede puhul me leidsime, et kõige suurema osa
materjalist moodustasid meediatekstidest pärit lausenäited, kus olid siis sellised väljaanded nagu ERR, Postimees, Õhtuleht, Õpetajate Leht ja nii edasi. Ja selles materjalis ilmnev oli küllaltki neutraalne. Selles kajastati kõnealuste poliitikute ametialast tegevust, pressiteateid, arvamuslugusid, intervjuusid ja nii edasi. Aga me leidsime siis natukene sellise soostereotüüpide ilmnemist. Nagu võib-olla need näited ilmestavad, et see esimene näide näitlikustab seda tavalist pressiteadet, mida oli sellises materjalis palju. Aga need ülejäänud on võib-olla pisut stereotüüpsemad, et siin näiteks räägitakse Kersti Kaljulaiu soengust teises näites. Ja see viimane näide Kaja Kallase kohta illustreerib sellist supernaise diskursust, ehk et juhtivatel kohtadel naisi on sageli meedias tavaks kujutada kui selliseid üliinimesi, just selle tõttu, et nad on eduka karjääri kõrvalt ka lapsi kasvatanud. Et see on ka varasematest uurimustest välja tulnud. Siis ilmnes täisnimedega näiteid veebilehtedelt, mille alla me koondasime erinevad uudiseportaalid, aga ka kodulehed ja siis Riigikogu stenogrammid, mida oli küll valimis üsna vähe. Ja seal oli juba natuke rohkem sellist negatiivsemat sisu, mis on naispoliitikute suhtes pisut otsesem. Ja seda väljendavad sellised emotsionaalse laenguga sõnad nagu rüvetama või siis naispoliitiku valimise nimetamine farsiks. Et kriitikat ilmnes ka meespoliitikute kohta, aga see puudutas rohkem nende sellist erakondlike huvide edendamist. Ja täisnimedega kõige vähem oli näiteid uuest meediast ehk blogidest, foorumitest, kommentaariumitest. Kaja Kallasega oli seda märkimisväärselt rohkem. Tegelikult 20%, mitte 13%, nagu siin on. Ja ootuspäraselt oli nendes näidetes kõige rohkem sellist halvustamist ja eelarvamusi naispoliitikute võimete kohta, nagu ilmestab ka keelekasutus. Ma ei tea, kui väga sinna taha neid näiteid on näha. Aga näiteks siin siis naisi nimetatakse dehumaniseerivalt emasteks. Teatud emaseid meil kah kiidetakse hommikust õhtuni. Siis esinevad jällegi erinevad hüüdnimed ja sellised trivialiseerivad väljendid nagu tädi, mis võib ka sageli olla üks halvustamise vahend. Ja panime ka tähele paljudes näidetes sellist naispoliitiku kõneviisi osatamist, nimetades seda pudrutamiseks või plärtsumiseks. Ja siin ilmneb ka siis Kersti Kaljulaiu nimetamine vaimuhaigeks. Ja selliste diminutiividega, mis naispoliitikute nimedega esinesid, väljendati negatiivset hoiakut, mistõttu on see diminutiivi kasutus irooniline ja pisendav. Nende puhul me sellist statistikat ei teinud, sest need ilmnesid peaaegu eranditult siis nendes uue meediatekstides. Ja panime tähele ka näiteid, kus naispoliitikut seostatakse lapsega, nimetades teda plikaks või tütrekeseks või preiliks. Kaja Kallase puhul leidus viiteid tema isale, mis siis ütleb, et tema edu taga võib-olla nähakse sageli sellist tema isa poliitiku karjääri. Ja paljudes näidetes kirjeldati naisi emotsionaalsena, hüsteerilisena, kasutades jällegi selliseid emotsionaalse laenguga sõnu nagu lõugama, virisema. Ja irooniliselt esinesid ka sellised pöördumissõnad või viisakusväljendid. Ja Kajake ja Kerstike, kusjuures päris mitmes näites esinesid koos ja ühel juhul vähemalt oli nendega kaasas ka Kristinake, tähistades siis Kristina Kallast. Jah, siin need näited võib-olla räägivad enda eest, aga siin on näha, et räägitakse siis lõugamisest, nutmisest, ussitamisest, virisemisest. Jällegi naispoliitiku kõneviisi osatatakse, nimetades seda pudenemiseks.
Esinevad lapsele viitavad väljendid nagu plika, tütreke, preili ja siis need iroonilises kasutuses diminutiivid. Ja nende libaviisakus väljenditega nagu kallis ja kulla see kõneleja justkui asetab ennast mingisugusele kannatliku täiskasvanu positsioonile, kes siis seda naispoliitikut korrale kutsub. Ja paljudes sellistes näidetes kritiseeriti ka naispoliitikute välimust ja see on otseselt seotud soorolli ootustega. Ehk et kui naine töötab sellisel traditsiooniliselt mehelikuks omistatud positsioonil nagu poliitika, siis temalt eeldatakse, et ta ikkagi selles rollis käitub nagu naine ehk et näeb hea välja, kannab ilusaid riideid ja on selline naiselik. Ja kui ta seda ei tee, siis teda tabab halvakspanu. No Kersti Kaljulaiuga kõige rohkem oli selliseid välimust negatiivselt kritiseerivaid näiteid. Ja ka need hüüdnimed, mida me vaatasime, esinesid siis halvustavas kontekstis, nimetades naispoliitikut võib-olla ühelt poolt selliseks emotsionaalseks, aga teiselt poolt vastupidi külmaks, ülbeks, mis on siis seotud stereotüübi rikkumisega. Ja siin on ka üks karikatuur, mis on pärit Objektiivist, mis võib-olla natukene ilmestab seda hüüdnimede kasutuse levikut ja diskursust. Aga irooniliselt kasutati ka meespoliitikute kohta käivaid diminutiive. Näiteks Jüri Ratasega seonduvat diminutiivi Jürike kasutati kontekstides, milles viidati traditsiooniliselt mehelike omaduste puudumisele ja need on sellised omadused, mida siis seostatakse heaks juhiks olemisega. Niisiis raamistab ja surub normidesse keel ka mehi. Samas ei kommenteerita nende välimust, esines ka positiivseid näiteid ning need rünnakud on pigem personaalsed. Ehk et see kriitika või halvustamine, mis meespoliitikuid nende keelendite läbi tabab, on selline seotud nende poliitilise karjääriga või nende isikuga, aga mitte niivõrd nende sooga, et see ei ole kuidagi tehtud läbi mingisuguse sooprisma. Ja kui see kokku võtta, siis võib öelda, et täisnimedega me leidsime peamiselt sellist neutraalset meediamaterjali, mis sellist eksplitsiitset seksismi võib-olla ei sisalda. Samas meedia võib kujutada mehi ja naisi üsna soostereotüüpselt, et see teine meediauuringu osa sisaldas siis võib-olla traditsioonilisema meedia vaatamist, põhinedes siis andmebaasil Station, mis on selline erinevaid meediaväljaandeid sisaldav monitooringu platvorm. Ja sealsed tulemused kinnitavad seda kõike, aga seal esineb natuke erinevaid või nagu võib-olla veel varjatumaid selliseid kaudse seksismi ilminguid. Ja kuigi seksism esineb mis tahes soo esindaja suunas, siis ühiskonnas levib selline mehi eelistav normide kogum, mistõttu see puudutab sagedamini naisi ja teisi vähemusrühmi. Ja tihtipeale see keele kaudu ilmnebki varjatult läbi konteksti, läbi huumori, iroonia. Ja nendeks keelenditeks võivad siis olla diminutiivid või mingisugused emotsionaalse laenguga sõnad, viisakusväljendid ja muu selline. Ja naiste pisendamisel räägitakse nende välimusest negatiivselt, mida meeste puhul ei tulnud ette ja seostatakse neid lastega, kujutatakse neid emotsionaalsena ja naiste puhul siis see sugu on pidevalt esil, sugu rõhutatakse, samas kui meespoliitik nendes kujutlustes võib-olla esineb rohkem sellise justkui emotsioonideta ja soota olendina. Ja see kõik ütleb meile seda, et ühiskonnas levib
palju eelarvamusi naiste suhtes, kes töötavad traditsiooniliselt mehelikeks peetud ametitel, nagu poliitika näiteks. Ja neid eelarvamusi ja nendest tulenevad negatiivsed hoiakut väljendab keelekasutus, tehes seda sageli varjatult. Ja selline vaenulik sisu levib kõige rohkem uues meedias ehk siis kommentaariumites, aga ka sotsiaalmeedias, nagu ma olen siin toonud illustreerimiseks ka mõned näited Facebooki kommentaaridest, mis on siis ka pandud naispoliitikutest kirjutatud artiklite alla. Näiteks siin on ka Riina Sikkut, keda me ei vaadanud, aga siin ühes näites kutsutakse teda ka Riinakeseks. Jah, ma ei hakka neid ette lugema. Ja on oluline tuletada meelde, et ka sellistes allikates leviv kujundab ühiskondlikku arusaama ja keelekasutajate suhtumist. Sest hästi lihtne on mõelda, et me peaks seda ignoreerima, et see kommentaarium on üldse mingisugune omaette maailm, kus toimetavad mingid veidrikud, me ei peaks seda tõsiselt võtma. Aga tegelikult see on oluline avaliku arusaama kujundaja. Eriti kuna igapäevases meedia tarbimises domineerib veebimeedia, mis on siis sageli see vahend, kuidas inimesed ennast ühiskondliku korraga kurssi viivad ja paljud sellised meediaväljaanded annavad omakorda nendele kommentaariumitele platvormi, koostades artikleid, mille fookus siis võtab kokku selle, et mis meil siin kommentaariumis räägitakse. Ja need on hästi ka sellised polariseerivad. Niisiis sellisel soorollide kinnistamisel, mehekesksel väärtusruumil ja sellise ideoloogilise lõhe püsimisel on palju kahjulikke tagajärgi nii individuaalsel tasandil kui ka ühiskonnale laiemalt, nii majanduslikult kui ka demograafiliselt. See õõnestab euroopalikke demokraatlikke väärtusi ja oluline on märgata keelekasutuse rolli selles, et mitte arvata, et need on ju ainult sõnad, sest need ei ole kunagi ainult sõnad. Aitäh! Aitäh! Aitäh väga huvitava ettekande eest ja nüüd on meil mõned minutid, et küsida paar küsimust. Kas on publikul tekkinud mõtteid, kommentaare, küsimusi? Ma küsin siis ise, et kui sa mõtled, et mis võivad olla nagu praegu selle uue konservatiivsete väärtuste tõusu tagamaad, et miks praegu see eriti just noorte meeste hulgas levimas on ka Eestis, et kui selle peale mõelda, et mis seal võib mõjutajaks olla, et kas lihtsalt, et kuidagi need väärtused käivadki erinevate skaalade vahel kuidagi või seal on mingid konkreetsed eeskujud? Kindlasti on seal konkreetsed eeskujud. Kui me just noortest räägime, siis noored tarbivad väga palju sellist meediat, kus ongi sellised suunamudijad, kes idoliseerivad traditsioonilisi soonorme. Andrew Tate näiteks on kõige parem näide. Ja selliste arusaamade levitamine, et meestest ju keegi tänapäeval ei hooli, et feminism on läinud liiga kaugele ja saavutab oma eesmärke meeste arvelt. Ma arvan, et noored on ka väga vastuvõtlikud sellistele ideedele ja sellisele vale arusaama omaks võtmisele. Et kindlasti seal on suur roll nendel kindlatel iidolitel või inimestel ja sellel meedial, mida tarbitakse. Aitäh. Nii. Ja nüüd publikus ka üks küsimus, palun. Et mis arvad? Kas on selline asi, mida uurida saabki ainult niimoodi, et üks teadlane võtab ette ja teeb selle põhjaliku, teevad konkordantsid ja värgid ja siis uurib seda iga mõne tagant või kas see võiks olla mingi asi, mis peaks ühiskonnas olema, ma tean, et see on natuke lai küsimus, aga mingisugune asi, mis peaks olema nagu mingi regulaarne asi, umbes nagu meedia monitooring on mingisugused valeinfo, need mingid propastopid ja igasugused, et kas peaks olema selle asja stopp ka nagu, et mingisugune asi, mis regulaarselt monitoorib meediat, kas see oleks kuidagi kasulik või hea? Mis arvad? Jah, ma arvan kindlasti ja võib-olla iseäranis sotsiaalmeedia uurimise puhul, sest sotsiaalmeedia, seal need trendid muutuvad pidevalt, et kindlasti jah. Jah,
aitäh sulle. Ja täname siis veel kord. Või veel üks küsimus praegu. Oodake üks sekund, kohe tuleb. Ja siis me peame kahjuks edasi lõikama. Ja ma sooviksin lihtsalt kommenteerida seda, et asi ei ole ju lihtsalt selles, et noored tarbivad lihtsalt seda sotsiaalmeediat ja otsivad sellised influencerid ülesse, vaid et kui sa paned oma vanuseks 12 või kuskil sinna teismelisse, siis on tehtud uuringud, et see võtab ainult 40-50 sekundit ennem kui algoritmid hakkavad juba viskama seda red pill contenti ette. Eriti kui sa panedki, et sa oled poiss, 12-aastane, 40-50 sekundit. Jah. Aitäh.